Tere! Vaatame, kuidas teha videotöötlust, kasutades selleks Microsofti rakendust Clipchamp. Rakendusest on olemas nii töölaua versioon kui ka veebiversioon. Hetkel mul on siin avatud juba veebiversioon ja esimese asjana lihtsalt login sisse. Pärast sisse logimist esimene asi, mida tähele panna, on see, et tegu on osaliselt tasulise programmiga. Ja siit ülevalt upgrade nupu alt me näeme, mida me saame tasuta versiooniga ja mida me saame tasulise versiooniga. Tegelikult sellest tasuta versioonist isiklikuks tarbeks täiesti piisab. Ja uue projekti tegemiseks on meil mitu võimalust. Saan valida Create New Video, mille puhul tehakse mulle uus tühi projekt. Saan valida Record Something, mis tähendab, et ma saan teha siit ekraani salvestusvideot või saan valida ka erinevate olemasolevate mallide vahel. Hetkel valin lihtsalt Create a New Video. Ja esimese asjana panen enda videole ka pealkirja. Klikin siia peale ja kirjutan siia näiteks esimene video. Videotöötluse tegemiseks oleks kindlasti mul vaja siin ka mingeid videoklippe ja selle jaoks liigun vasakusse serva plussmärgi peale. Erinevate videoklippide, heliklippide, piltide lisamiseks enda projekti on mul mitmeid võimalusi. Mul on siin olemas Dropbox, Google Drive, OneDrive ja Google Photos võimalus. Lisaks saan ka väga mugavalt klippe lisada otse telefonist. Selle jaoks kuvatakse mulle siia ekraani peale üks QR-kood, mida ma saan telefoniga pildistada ning seejärel saan klippe otse siia projekti lisada. Antud hetkel lohistan ma klipid siia samasse kasti lihtsalt enda arvutist. Lisan siia 3 klippi, mida tasapisi üles laetakse ja ongi juba klipid olemas. Järgmine asi, mida ma võiksin ära otsustada, on see, millise külje suhtega ma soovin, et mu lõplik video oleks. Hetkel ma näen siin paremas servas, et mul on valitud 16:9 külje suhe, mis sobib hästi näiteks YouTube videote tegemiseks. Kui ma klikin siia peale, siis ma näen, milliste küljesuhete vahel ma veel valida saan. Näiteks 9:16 ja siin on ka kirjas, mille jaoks üks või teine küljesuhe hästi sobib. 9:16 sobib hästi mobiilis vaatamiseks mõeldud videote jaoks. 1:1 sobib hästi Instagrami jaoks, 4:5 sobib hästi sotsiaalmeediasse, 2:3 sobib hästi näiteks Facebooki ja 21:9 sobib hästi filmide jaoks. Mulle sobib hetkel, et jääb küljesuhe 16:9. Ehk mu videoprojekti laius on 16 ühikut ja kõrgus 9 ühikut. Kui ma soovin mõnda klippi enda ajajoonele lisada, siis ma saan võtta klipist lihtsalt kinni ja lohistada ta ajajoonele. Näen klippi ajajoonel ja kui ma vajutan nüüd play nuppu, mängi nuppu, ma näen, kuidas see klipp käima hakkab. Kui klipp on aktiivne, ma näen ka siin, et siin klipi servadesse ilmusid sellised mummud ja lisaks klipi vasakul ääres on meil lisavalikud. Ma saan näiteks muuta seda videoklippi natukene väiksemaks, suuremaks. Ma saan valida siit kohe, et ta täpselt mahuks siia raamide sisse. Ma saan lõigata seda, ma saan teda siin keerata, nii keerame ta 360 kraadi ja ma saan pöörata ümber horisontaalse või vertikaalse telje. Mis ma saan lisatud videoklipiga veel teha? Ma saan talle lisada erinevaid efekte. Teen jällegi klipi aktiivseks ja lähen siia paremasse serva. Esimene valik mul siin ma näen siin on fade, ehk siis ma võin teha nii, et see videoklipp tuleb mitte kohe korraga sisse, vaid ta tasapisi nii-öelda sujuvalt hajub sisse. Ja saan valida ka fade out, ehk siis kas ta hajuks ka välja. Hetkel jätan selle fade inni 1 sekundi peale. Lisaks filtrite alt ma saan valida erinevaid filtreid. Nagu näha, siin mõnel on selline teemanti märk, mis tähendab seda, et need on saadaval ainult tasulise versiooniga. Aga siin on ka piisavalt filtreid, mida saame kasutada täiesti tasuta. Näiteks old western, vana western. Ja saan valida ka, kui intensiivne see filter on. Ehk siis originaalis oli selline ja nüüd filtriga näeb see klipp välja selline. Ja saan eraldi ka värve natukene muuta, temperatuuri teha soojemaks, külmemaks, kontrasti vähemaks, rohkemaks, erinevaid valikuid, siin on veel mitmeid. Ja näiteks ka klipi kiirust muuta, kas normaalkiiruses või
natukene aeglasemalt või kiiremini. Jätan hetkel selle klipi normaalkiiruse juurde. Klippi ma saan ka erineval viisil kärpida ja lõigata. Kärpimise jaoks ma saan võtta siit äärest kinni ja lihtsalt lohistada klipi algust tahapoole. Mis tähendab seda, et see algusosa, mis siin klipis oli, see lihtsalt hetkel seda ei näidata ja klipp algab koheselt poole pealt. Ja samamoodi lõpus saan mõne osa ära lõigata. Lisaks saan näiteks, lohistan klippi jällegi laiaks tagasi, lisaks saan ka klippi jaotada mitmesse osasse. Selle jaoks valin siit ajajoone peal koha, kus ma soovin klippi lõigata, selekteerin klipi ja vajutan siit ülevalt kääride ikoonile, mille peale lõigatakse videoklipp 2 osaks. Nüüd, kui ma soovin ühte osa kuhugi mujale liigutada, ma saan lihtsalt klipis kinni võtta ja lohistada teda näiteks siia edasi. Siia vahepeale võiksin aga lisada mõne teise klipi. Selle jaoks lähen siia enda meediakausta, võtan siit näiteks kotka video ja lohistan ta siia pärast siis seda pärdiku videot ja võtan siit tagantpoolt selle pärdikute video ja lohistan ta siia pärast kotka videot. Ja nüüd peaks minu video välja nägema selline, et kõigepealt tuleb sujuvalt sisse pärdikute video, mida näidatakse mõned sekundid ja seejärel kotka video. Ja lõpuks jällegi pärdikute video tagasi. Kui ma soovin lisada 2 video vahele erinevat üleminekut, ehk ühe video pealt minnakse teise video peale üle mingisuguse efektiga, siis ma saan minna siia 2 video vahele ja siia tekib plussmärk, ma klikin siia peale ja siia lisatakse automaatselt üleminek. Vaatame, kuidas see välja näeb. Hetkel on see niisugune sujuv üleminek. Kui ma klikin siia peale, teen selle aktiivseks ja lähen siia paremasse serva, kus on valitud transition ehk siis üleminekud, ma saan neid üleminekuid ka muuta. Näiteks võtan siit Tiles versioon ja saan valida, kaua see üleminek kestab. Näiteks teen selle päris pikaks, peaaegu siin 2 sekundit, umbes 2 sekundit ja vaatan, kuidas see nüüd välja näeb. Panen uuesti käima. Ja niimoodi mosaiigi stiilis minnakse üle ühe video pealt teise peale. Kuna tegu on mitmekihilise videotöötlusprogrammiga, siis ma saan siin teha ka sellist asja, et ma lisan ühe video teise video kohale. Võtan siit kinni pingviinide videost ja lisan ta siia teiste videote kohale. Ja nüüd on niisugune lugu, et ma neid alumisi videoid tegelikult üldse ei näe, kuna see pingviinide video asub teiste videote kohal. Mida ma saan aga teha, on näiteks teha pingviinide videot natukene väiksemaks ja lisada ta siia lihtsalt nurka. Mõnikord võib meil sellist efekti vaja minna, kus siis üks video asub teise video sees. Ja tulemus näeb välja selline. Lisaks saame selle programmiga teha veel päris mõnda huvitavat. Lähme siia vasakusse serva tagasi ja vaatame siit valikut Record ja Create. Nimelt on meil siin võimalus teha ka ekraani salvestust. Näiteks samasuguse juhendvideo tegemiseks, nagu ma siin hetkel teen. Saan valida korraga nii ekraani kui veebikaamera salvestust, ainult veebikaamera salvestust, ainult ekraani salvestust ja huvitav valik on ka siin text to speech, tekstist audio genereerimine, automaatne tekstist heli genereerimine. Klikin korraks ja peale ja testime selle ära, kuna siin on olemas ka tegelikult eesti keel. Valin keeleks, valin eesti keele. Ma saan valida 2 hääle vahel, võtan siin hetkel Anu hääle ja trükin siia mõne teksti. Ja kui ma olen teksti ära lisanud, saan kuulata, kuidas täpselt seda teksti ette loetakse. Video on videokaamera, digikaamera või veebikaameraga tehtud salvestis, näiteks koduvideo, muusikavideo, õppevideo, arvutivideo. Väga hea. Ja soovi korral saan lisada selle ka oma meediateeki. Save to media. Ja nüüd, kui ma peaksin tahtma, saan selle sama klipi lisada ka oma projekti siia ajajoonele. Võtan sellest klipist kinni ja lohistan ta siia kõige alla. Enamasti paigutatakse heliklipid kõige alla. Ja vaatan, kuidas see nüüd videod hakkab välja nägema, kuna nüüd on mu piltidele lisaks ka heli. Video on videokaamera, digikaamera või veebikaameraga Muidugi heli ja pilt hetkel väga kokku ei lähe sisu poolest,
aga ma saan seda helile ka natukene töötlust lisada. Võib-olla see heli on hetkel liiga vali, klikin korraks siia heliklipi peale ja paremas servas ma saan jällegi sätteid muuta, klikin siia audio ja ma saan valida näiteks, et see volüüm ehk siis see heli tugevus oleks natukene väiksem, võib-olla 60% peale. Ja jällegi saan valida ka fade imist, ehk siis see heli tuleks sisse sujuvalt. Panen siia võib-olla näiteks pool sekundit. Ja vaatan, kuidas see tulemus välja hakkab nägema. Video on videokaamera, digikaamera või nagu näha või nagu kuulda, heli tugevus. Vaatame korraks üle ka muud valikud, mis siin vasakus servas veel on. Meil on siin templates valik, heli tugevus, kus me saame valida neid samu maille, millega alguses pakuti. Hetkel ma neid kasutama ei hakka, aga võib-olla teie leiatasid midagi huvitavat. Music ja SFX alt saame erinevaid taustamuusikaid ja heliefekte. Võiksime võib-olla lisada endale ka ühe taustamuusika ja ma otsin siit mõne huvitava taustamuusika, nagu näha, ka siin on tasulisi versioone, ehk siis seal teemandiga täistatud versioone, kui ka lihtsalt tasuta klippe. Võtan siit ühe lühema 22-sekundilise klipi, võin jällegi kas lohistada või vajutada siia plussmärgi peale, vajutan hetkel plussmärgi peale ja ta lisatakse automaatselt mulle siia ajajoonele. Nii. Ja lohistan ta natukene nüüd siia alguse poole tagasi, et ta algaks pihta päris algusest ja klikin nüüd siia, et minna oma projekti algusesse ja play. videokaamera, digikaamera. Taustamuusika on nüüd kindlasti liiga vali. Klikin korras siia taustamuusika peale, ütlen, et see audio oleks palju vaiksemalt. Ja vaatan, kuidas see nüüd välja kuuldub. Kaameraga tehtud salvestis, näiteks koduvideo. Juba parem. Lisaks ma saan oma projekti lisada ka erinevaid valmis videoklippe. Võib-olla mingit temaatikat tahan siin, ma näen, siin on võib-olla mingisugused peoklipid, erinevad sügisest, erinevad klipid sellise õhustiku loomiseks, Halloweeniga seotud ja nii edasi. Võib-olla jällegi leiate siit midagi huvitavat, mida oma projektis kasutada. Siin on pildid, mida saame kasutada oma projektis ja allpool on veel erinevad graafilised elemendid, siin on võib-olla sellised gifid ja erinevad toredad pildikesed, mida projekti lisada. Küll aga tahan rohkem peatuda sellisel valikul nagu tekst, millega me saame oma projektile lisada tiitreid, ehk siis sissejuhatavat teksti, mida me videos näitame. Võib-olla jällegi teinekord meil on siin tehtud intervjuusid, siis me saame lisada inimeste nimesid siia kuskile alla äärde või siis kui meil video on läbi, saame lisada ka lõputiitrid. Hetkel võiksime lisada oma videole algustiitrid ja selle jaoks võtan siit võib-olla sellise esimese valiku statement ja ma vaatan, kus ma ta lohistan. Ma lohistan siia päris üles äärde. Mis nüüd aga juhtub, on see, et ma näen, et see statement nii-öelda on siin tegelikult juba samal hetkel, kui video juba käib. Aga võib-olla ma sooviksin nii, et videod hakkavad pihta hiljem, kui statement on läbi. Selle efekti saavutamiseks ma saan selekteerida kõik klipid, mida ma soovin koos liigutada. Eks ma selekteerisin kõik klipid koos ja liigutan neid natukene siia tahapoole pärast statementi. Ja nüüd see projekt näeb välja selline, et kõigepealt tuleb see nii-öelda statement ja seejärel hakkab video pihta. Ja kui ma klikin siia teksti statementi peale, jällegi paremasse serva ilmuvad lisavalikud, ma saan seda teksti muuta. Näiteks statement asemel võiksin olla tekst video loomadest. Ma saan muuta fonti, väga palju valikuid on siin, mis mulle endale meeldib. Võtan siit ühe ruubiku, ma saan muuta värve, siit seda kriipsuvärvi, tekstivärvi, ehk valikuid on mitmeid, saan siit muuta suurust, jällegi sellist hajumist, sisse hajutatult tulemist ja väljaminemist, filtreid, värve muuta ja muuta näiteks ka võib-olla siit suurust kohe siit ise seda paigutust ja suurust, ehk siis need valikuid on siin mitmeid. Vaatame nüüd, kuidas see projekt hetkel välja näeb.
video on video väga hea. Ja kõige lõppu lisan siis näiteks ka lõputiitrid. Kerin siia lõpu poole, võtan lõputiitrid, proovin vajutades siia plussmärgi peale. Siis lisatakse need lõputiitrid täpselt sellesse positsiooni, kus hetkel mul see aktiivne ajajoone koht oli. Aga ma võtan lõputiitritest kinni ja lohistan nad siia lõpu poole. Klikin siia lõputiitrite peale, valin jällegi paremalt servast tekst ja saan siia öelda näiteks video tegid ja panna siia enda nimi ja võib-olla näiteks kelle muusikat ma kasutasin või kelle pilte ma videos kasutasin. Igasugust lisainfot saab siia panna, jällegi muuta fonti, värve ja nii edasi. Vaatame, kuidas need lõputiitrid välja hakkavad nägema. Väga hea. Ja kui ma soovin, et lõputiitrid keriksid natukene aeglasemalt, ma saan võtta siit äärest kinni ja loistada seda teksti pikemaks. Ja nüüd on nad aeglasemad. Sellisel kombel hetkel ma saangi selle video lugeda lõpetatuks. Viimase asjana tahan ma muidugi ka video välja eksportida. Ja selle jaoks võtan siit ülevalt äärest export ja 1080p on see maksimaalne kvaliteet, mida meil lubatakse tasuta versioonis välja eksportida, aga ma usun, et sellest on täiesti piisavalt. Klikin siia peale ja meie videot hakatakse konverteerima. Paremas servas näeme parasjagu ka sellist eelvaadet ja mida me saame veel teha? Me saame seda videot automaatselt jagada näiteks LinkedIni, Pinteresti, Dropboxi, OneDrive'i, TikToki, YouTube'i, Google Drive'i. Me saame siit ka lingi, mida me saame koheselt jagada sõpradega video vaatamiseks, võib-olla õpetajaga. Ja kui video on ära konverteeritud, saame sellega oma arvutisse alla laadida. Ja nüüd, kui suhteliselt väikese vaevaga sain valmis päris professionaalse väljanägemisega video, saan seda jagada oma sõpradega sotsiaalmeediasse või lisada enda portfooliosse.